lihtne on süüdistada ülemust, süsteemi, mingisuguseid probleeme ja siis ma tunnengi, et hästi palju on ettevõtetes, kuna see 9 inimest justkui sellel hetkel ei tee seda tööd sellisel kujul, nagu nad võiksid. Hästi palju loodaks niisugust pseudoprobleeme enesekaitseks ja neid tehtaks kõikidel tasandilt, juhtkonna tasandilt, eesliini tasandilt, müügiinimeste tasandilt. Kogu aeg räägitakse probleemidest. Ja kuna nendest räägitakse juba siiralt ja veenvalt, siis jääbki tunne, et ongi nii palju probleeme. Aga nende probleemide allikas on ikkagi see, et inimesed ei suuda neid ise, nad ei suuda lahendada oma tööga seotud väljakutsuid, sest nad ei ole selleks sobilikud, neil ei sobi see. Ja nii me olemegi niisuguse suhteliselt nagu surnud koha peal riigis nagu töötajate tasandil, kuna innovatsiooni pole, kuna vingumist on nii palju, siis progress on ka väga aeglane. Ja siis juhtubki nii, et mingid väga väiksed tiimid, kus on tüübid koos, kes on jõudnud täpselt sinna, et okei, elame nagu laenatud raha eest ja nagu tõmbame kõik oma vajadused korra kokku, aga teeme nagu õiget asja. Need on need 2 inimest, siis, kes selle kohta võiks öelda 1/10. Kui need satuvad koos töötama, katavad üksteise nii-öelda annete tasandil puudujääke. Siis nad suudavad jube palju teha, sest neil on niisugune power taga, mida nendel 9, keda on küll jube palju, aga kellel jõudu ei ole, kes on väsinud, kopp on ees sellest elust. Lähevad koju, seal on väsinud, kogu niisugune surnud ring, trenni ei jõua teha, midagi ei jõua oma elus teha. Seega see on nii tohutult oluline, et ikkagi jõuda sinna punkti elus, kus sa saad väita, et ma ikka 70% oma tööpäevast teen asja, mis oleks ma tegelikult ka olen mõeldud siin tegema. Ja siis huvitav on see, et Gallup on nüüd uurinud seda, et kuidas siis, mis see värk on, kuidas siis on nii vähe neid inimesi, mis neid eristab sellest ülejäänud massist. Ja nad on mõned asjad leidnud. Üks nendest asjadest on see, et see 1/10. Kuni septembrini oli neid viimased 3 aastat oli see statistikat 20. Neid eristab see, et need inimesed nagu väga hästi ei lepi keskpärasusega. See tähendab, et kui nad lähevad näiteks kuskile, ma ei tea, LHV-sse, ma eile sattusin just üks inimesega rääkima, läks LHV-sse tööle müüma neid pensioni, mis asju, pensioni, pensioniosakud, eks ju, kaubanduskeskustes. Ja ta ütles, ta tegi seda ja ta tundis, et see ei ole tema värk, et ükskõik, ta luges kõiki neid müügimaterjali, tundis, et see ei ole loomulik, ei tule. Ja selle asemel, et sinna jääda pushima, tuli ta suhteliselt kiiresti ära. Siis ta läks Elisasse müüma mingid mint või mis neil on see, vaata see mintpulk. Siis ta mõtles, et väga jama, et mul endal on kodus see sama pulk ja see ei tööta. Kuidas ma nüüd hakkan müüma teistele seda? Eks üks eetiline konflikt. Jälle tuli hästi kiiresti ära. Ja kui ma teda kuulasin, siis mõni võiks öelda, loobuja, loser, et nagu kõik pingutavad, miks sina ei pinguta. Hästi huvitav on, Gallup on just leidnud, et vahet pole mis sektor, aga need tipud, need 1/10 selle sektoris, on just täpselt sama iseloomuomadusega, et nad on ääretult kergesti loobuvad. See tähendab, et nii kui nad tunnevad põhimõttelist vastuolu enda ja selle töö vahel, nad ei jää sinna enam edasi. Samas, kui me vaatame Eesti üliõpilasi, mul on nii palju endal tuttavaid, kellel on jäänud aasta peal õppida. Nad on ammu juba aru saanud, et see asi ei ole nende oma, õppivad näiteks majandust. Nad tunnevad, et see on täitsa vale asi, mida nad õppima läksid. Ja siis ma ei tea, tuleb mingi süki jutt, ma olen juba nii kaua seda teinud, et ma teen nagu lõpuni selle asja, nüüd ei saa loobuda. Aga siis on küsimus, miks sa selle lõpuni teed, kellele sa mida tõestada tahad, seepärast, et tööandjal on täiesti ükskõik, et sul see paber on, kui sind tegelikult ei huvita, sul pole ühtegi head nagu uut ideed sellest asjast. Ja eeldust selle teo jaoks. Seetõttu ongi see, et nii huvitav on see ka statistika, et kuna nad loobuvad oma töödest, mis neile ei sobi, siis nad ongi tihti töötud ja ühiskonna silmis nagu läbi kukkunud. Aga vaata, selles ongi see maksimalisti tunnus, et jamaga ma ka ei tegele ja see on niisugune selge otsus, et mina olen oluline. Ja see hakkab üks hetk inimese käitumisest välja paistma, et ma ei lepi vähesega. Ja siis juhtubki mingil imelikul kombel, nad on kuid töötud või nagu elu poolt nurka aetud. Ja siis üks hetk satuvad nad täpselt õigel ajal mingi inimesega suhtlema, kuna neil on selline veenvus selles, mida nad räägivad, nad avaldavad automaatselt mõju ja siis nad satuvad täitsa juhuslikult tegema mingit asja, mis neile sobib. Ja nüüd, kuna neile see sobib, nad paad täiega ja kuni nad ükskord aastad, et on vaja teha midagi muud või siis mitte. Aga ikkagi see alus ka minu enda loost, siis sa küsisid, et kuidas ma siia jõudsin, ongi see, et ma olen kogu aeg, ma olen teinud elus erinevaid asju ja need hetked, kui ma olen aru saanud, et see enam ei teeni minu tegelikku arengut ja kasvu, siis ma olen turvalisuse pannud tahaplaanile ja valinud ebaturvalisuse teadmatuse, mis saab.
ja otsustanud, et nüüd on nagu vaja teha muudatus ja mulle tundub, et iga kord, kui see muudatus tuleb, läheb elu paremaks nagu, aga selleks on julgust vaja. Et no hullult palju ikkagi tahetaks papi pärast teha asju, et nagu tahaks head autot ja asja. Ja siis juhtubki see, et nii paljude Eesti ettevõtjatega, kellega mina olen saanud rääkida erinevatest sektoritest jällegi, kes on edukad, vahet ei ole, kas on kinnisvarasektor või finantssektor või meelelahutussektor. Need tüübid, kes ikkagi täna võiks öelda, elavad niisugust harmooniliselt head elu, kus neil mitte ei ole ainult raha, et reisida ja õppida ja täiendada ja elada suht mugavat elustiili, käia aeg-ajalt söömas ja lubada endale teatud tüüpi mõnu elus. Siis ikka ma nimesid ei nimeta, aga peaaegu kõik neist on öelnud iga kord, kui nad on midagi teinud ainult raha pärast, ignoreerides nagu, kus see asi neid huvitab, on asjad ebaõnnestunud. Sest raha pärast tehes tundubki nagu, sealt me loodame, et kõik asjad läheks iseenesest, aga meie nagu investeeritav ajaväärtus, mis me ise siin oleme vabatahtlikult nõus panema, on alati proportsioonis väiksem. Me tahaks, et asjad sujuks ja siis me usaldame oma äripartnereid, kes räägivad, et siin on võimalik väga palju raha teenida. Ja siis, kuna me ise ei saagi sinna, kui see teema ei huvita meid, siis me ei saagi sinna panustada nii palju aega. Isegi me panustame, me ei oska isegi kahelda ega otsida neid vigu sellest protsessist, sest see pole meie maailmaga nagu kokku minev asi. Ja siis sealt tulebki hästi kiiresti see, et ebaõnnestutakse. Ehk see on see esimene asi. Ma hakkan midagi tegema, sest ma kuulsin, et ma ei tea, sellest võrkturustusskeemist on võimalik raha teenida või siin on mingi toode või teenus, mida Eesti turul ei ole, et keegi näed, et Venemaal või Soomes teenitakse raha või Rootsis teeme ka riidepoe või ma ei tea, et see bränd läheb kuskil hästi. Ja siis teebki mingi ärimees Nossov restorani või mingisuguse koha, kuhu on lihtne justkui võtta, eks ju, sisekujundus, mingisugused töötajad, mingisugune juht. Aga kuna hinges ei ole seda Jamie't, kuna hinges ei ole kirge ise teenindamise vastu, siis need inimesed ei oska teenindada oma personali, nad ei oska teenindada oma juhte, nad tahaks lihtsalt raha. Ja selle tulemusena tekitavad nad äris niivõrd palju nagu ebaselgust, et isegi kui see ei ole üks niisugune väike äri, vaid on ikkagi, oletamegi mingi restorani business, see ei saa töötada, sest kõige alus peab olema omaniku nagu tahe, mis on eeskuju töötajatele, mida kanda siis edasi klientidele. Täna ma mõõdan kindlasti edu oluliselt erinevalt kui isegi veel aasta tagasi. Et kui aasta tagasi mu silmis oli edu ka mingil määral seotud asjade omamisega ja välise ühiskonna arvamusega minust ja minu brändist, siis täna see mind peaaegu üldse ei huvita, et ainus asi, mida mina hetkel pean eduks, on selline sügav isiklik areng ja kasv. Et sa tunned, et sa oma teel, mis iganes see tee unikaalne sul on ja me kõikide, see ei ole võimalik, ükski inimene ei saa öelda, et ei ole asju, mis teda tõmbaks veidikene. Nüüd on küsimus, kas me läheme selle tõmbega kaasa või täpselt nagu mina ennem ootame, kuni kõik asjad saaks tehtud, et siis selle tundega kaasa minna. Täna ma ikkagi tunnen, et edu on see, et ma suudan oma mõistust vaigistada ja öelda ei, isegi kui on ahvatlus joosta sinna suunda ja ahvatlus joosta sinna suunda, vaat see on praegu oluline, sest see tuleb siit. Ja jätta kõik pealiskaudsed tegevused, mille tegevuse aluseks on ainult soov midagi saada või vältida millegi kaotamist, need nagu kõrvale ja keskenduda sellele, mis on oluline. Ja siis selle isikliku kasvu all ikkagi jõuda järjest rohkem selle sügava rahuni, et mis iganes kõik ümberringi teevad, oi kui halvasti, kas sa lugesid uudised ja lähevad närvi ja on nii-öelda jälle keskmest väljas ja seetõttu ei näe asju objektiivselt. Et edu minu jaoks ikkagi on see, et siin on niisugune vaikus, et ma suudan näha asju nii, nagu nad on, ilma emotsioonita. Ja seega ma arvan, jällegi mul on õnneks Eestis mentoreid ja mul on, kuna ma reisin väga palju, on üle maailma, on see Aasiast või Lõuna-Aafrika Vabariigist või Ameerikast või Kesk-Euroopast, mida kaugemale inimesed on jõudnud, siis nagu tundub, et neil on paralleelselt kogu aeg tööalas ja sellega, et nad on teinud asju, mis neile esiteks sobivad, on olnud pidev areng ja töö iseendaga ja eelkõige selle meele vaigistamisega, et oleks rahu ja mitte nii suur reaktiivsus välisele keskkonnale.